Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike. Tere hommikust, rallisõbrad! Kuues käik alustab viimasel päeval Delfi Rally Estonial. Nagu näete, Service Parki pannakse juba kinni ja nagu juba traditsiooniks on saanud, jäime meie sisuliselt viimasena siia püsti. Hetkel veel on elekter alles, erinevalt eile kergelt 8 sekundiks meil kadus ära. Aga tervitame palavalt stuudios Rauno Paltserit, Rally Estonia meediajuht ja muidu ralli ajakirjanik. Tere hommikust! Tere hommikust ja Roland ka. No tore, et sa mind ka ikka mäletasid, et ma jätkuvalt siin olen. Ma mõtlesin, et äkki paned üks edasi, et iseenesest oleks uni oli magus, nii et oleks võinud edasi panna küll. Rauno, kuidas sinu uni sel nädalal on olnud? Oli ka magus, nii palju kui seda oli. Aga räägi keskmiselt, palju tuleb? Saaks isegi rohkem, aga lihtsalt kuna toimetusi on päeva lõpus, minul peab kirjutama mingi päevakokkuvõtteid ja vaatama seal muud asjad, et kas meediasoonid kuni lõpuni olema ja Meet the Crew siin samas 2 õhtut järjest oli, et siin vaatame, et kõik toimib ilusti, et selles mõttes on pikad õhtud olnud ja magamise mineku aeg on seal kuskil 1:30 olnud. Mul juhtus hoopis eile selline asi, et oleks nüüd vabalt minna kell 11 magama, 10 enam-vähem vist juba jõudsin hotelli, aga ma hakkasin vaatama seda asja nagu Rallycrossi MM-i. Oli otse või? Ja seda pole nagu aastaid olnud ja ma mõtlesin, et okei, et mõned millalgi oli ikkagi kõrgajad, kui oli Lööb ja Peter Solberg, Ken Block, kes iganes, kõik sõitavad kohal. Siis ma avasin selle ja vaatasin ja täitsa lahe isegi üle pika aja. Vaikselt hakkab tagasi tulema. Ja. Kuidas meedia end ülal on pidanud siis? Ainult kiidusõnad, et ei ole tegelikult ühtegi probleemi olnud ei fotograafidega, katsete ääres ega loomulikult ajakirjanikega, et kes siin seal Eesti Rahva Muuseumis siin raamatukogus oma tööd igapäevaselt teevad, et kõik on kontrolli all. Raamatukogu on selle asi nimi või? Just. Aga lauad, taulid pärast kaovad ära ja raamatud tulevad tagasi asemele või? Ei, no kui sa sinna sisse astud, sa näed ju, äärtes on ju raamatut riiuliselt. Aga see keskel on saal, siis igapäevaselt või? Ei, need lauad on seal ikka igapäevaselt ka, nii et jah, et natuke rohkem oleme lihtsalt neid sinna pannud ralli ajaks. No aga räägi, meie näeme sind sisse välja tulemas, vahepeal seal midagi klõbistad ja tundub, et nagu ei teekski väga tööd, aga... Nii ongi, aga õigest aru saab. Millest su päevad koosnevad? No põhimõtteliselt mina olen ikkagi Rally Estonia mõttes siis FIA meediadelegaatide, keda on selle rallil 2 kohal, nende peamine kontakt siis ja samamoodi tegelikult tiimi PR-id ka siis nagu võtavad algu läbi FIA ühendust oma küsimustega või siis meie WhatsApp gruppides, mis me olen tehtud siis ringi jaoks ja siis seal üritan nende muresid lahendada juhul, kui need peaks tekkima ja siis jagame pidevalt omavahel FIA inimestega siis seda infot, näiteks täna hommikul on juba info välja läinud, et kuidas siis meedia jaoks täna õhtune see pealelõunane Kääriku poodiumi info tuleb, et kus, mis kell peab olema ja kes tahavad intervjuusid, siis pigem jäägu siia, sest et siin on see kõige õigem koht neid teha. Aga rääkides, sa tead ju palju asju, mida me ei tea, eks ka? Miks mootorit vahetati? Ei, seda mina ei tea, seda pead Hyundai poole pealt küsima. Täpselt see sama info nagu teilgi, et Hyundai saatis õhtul lihtsalt selle või siis Hyundai või inimeste poolt tuli info, et mootori vahetus tehti, nagu sealgi oli kirjas, et ettevaatusabinõudel igaks juhuks. Et siis ei tea ka mina kahjuks seda rohkem ja isegi kui teaks, ei saaks rääkida. Jätkame see küsimus, aga miks elekter ära läks? Ma just tahtsin öelda, et kui te mainisite, et elekter läks eile korraks ära, see läks ju Meet the Crew ajal minu mõttes korraks ära, et ka nendel seal oli korraks blackout, nii et aga õnneks kohe tuli tagasi. Ei, seal mootoriga oli nii, et üks meie töökaaslane, kes siin ka rallil viibib, nägi seda, et toimub mingi mootorivahetus ja andis mulle märku ja ütleme nii, et päris ärev oli korraks 10 minutit. Aga siis sai Hyundai pressiinimesele kirjutatud ja ütles, et aga kõik on korras, ettevaatusabinõu ja jäi 1:30 aega ülegi veel. Ja just see, jah. Delfi blogist lugesin. Jah, julm. Just. Aga Rauno, mis sa arvad, mis nüüd saama hakkab? No viimane võistluspäev, nagu ma ütlesin sulle, et kui praegu siia tulin just meie sotsiaalmeediakanalisse ka filmisin siis ära, et kuidas Oliver ja Elliot sõitsid välja ja ka teised nende ees juba, et Hellenurme katsele ülesõit käib praegu ja esimese katsena sealt läheb ja siis juba see
Kääriku 2 korda, et need on need asjad, mis täna saavad ja ma kujutan ette, et Oliveri autos ja seal peas on ikka päris pingeline täna, et see edu on küll 20+ sekundit, tundub suur, aga nii-öelda eks me kõik mäletame neid aegu, kui Ott näiteks oma esimest võitu võttis ja nii edasi, et see kindlasti see kuskil sinna nii-öelda mõjub ka mentaalselt, aga no vaatame, mis see päev toob. Vihma võib ka veel tulla, nagu siin ilmaennustused on erinevad ennustanud, et üks ütleb tuleb ja teine ütleb, et ei tule, eks me siis näeme, mis see reaalne seis on. Ma just tahtsin küsida, kas korraldusmeeskonna poole pealt on ka mingi plaan B, kui on vihmasadu, kui ilm muutub või suurt midagi ei muutu, ma ei tea, kas või siis All Live'i kaamera. Ei, need All Live'i kaamera asjad on juba paika pandud ikkagi mitu kuud enne rallit, et need ei muutu, et see ilmastik neid ei mõjuta, et selles suhtes see kõik on paigas ja kui me mõtleme üldse Rally Estonia siin nii-öelda viimaste aastate peale, kas või eelmine aasta, siis päris kõva torm käis meil ju enne eelmise aasta Power Stage'i läbi ja saime ka sellega hakkama, nii et selles mõttes oleme valmis. Meil tuli hommikul kell 8 üks kuulaja küsimus ka. Kas ma loen selle originaalis ette või? Ärgu keegi solvugu. Tere, miks telepilt on erakordselt kehv? Isegi Tartu linnakatse ajal peab eelsalvestatud kopteri maalilisi videosi vaatama. Meil on küll ilusad katsed, aga mis kasu sellest on, kui televaatajad hangunud pilti või eelsalvestatud üldpilti vaatama peavad? Rauno? No mina ei vastuta ka WRC nii-öelda TV eest, aga ma julgen pakkuda, et see probleem selleks, et telepilt nii-öelda hakib, on nii nagu ka eelnevatel aastatel on olnud seal idapiiri poole pealt nii-öelda pildi blokeerimine, et ei oska küll 100% kinnitada seda, aga kuna siin eelmistel aastatel on sellest juttu olnud ja ega tegelikult ju, kui me teame seda sõjaseisu, kui me sellest peame rääkima, ei ole ju midagi paremaks läinud, et siis ma ei eeldan, et see on sama tõhjadega. Ja Tartu ja Helsingi lennudki ju tühistati, kas see oli eelmine suvi, ju tühistati ära. Et mingi segajad vahel. Et just, et see on jah, ma eeldan, et see on segajate pärast, et selles mõttes, et võin omalt poolt öelda nii-öelda ise ka telekom-ettevõttes töötada, siis telekom-ettevõtted panustasid selle aasta Rally Estoniasse nagu väga kõvasti, et seda leviala ja seda kõike paremaks saada, nii et kindlasti siin on nii-öelda kohalikule tasandil on maksimum antud. Või annavad ikkagi need rahvamassid oma panuse sellesse? No seda ka kindlasti, aga see ju tegelikult All Live'i pilti ei mõjuta, sest nendel käib kõik ju läbi lennukite, nagu te isegi teate. Palju meil siis inimesi kokku on raja ääres olnud? Jään sulle vastuse võlgu, Urmo just helistas sulle enne meie eetrisse minekut, oleks tema käest ära küsida. Urmo soovis meile palju edu, ütles, et teeme viimase pingutuse ja paneme vingelt. Ei tea, milleks ta meid ette valmistas, midagi tahab varjata. ei tea, eks sa varsti saad teada. Kuskil on mingi uudis, mida ta tahab, et me ei kajastaks. Nii see tavaliselt on. Just, no ütleme teha, et sükene, kui ise ka eile korra jõudes Alaküla hüppe juurde koos oma pojaga näidates talle, et mis seal toimus, siis korra ära käies, siis rahvast oli tõesti palju ja seda on nagu rõõm näha. Poeg muidu toimetab üksinda raja ääres? Ei, ema ja tütrega koos toimetavad oma asju, nii et jah. Aga kihvt on olnud, mis sinu jaoks on selle ralli tipphetk olnud? No kindlasti, ma arvan, et kui me enne rallit oleksime keegi pakkunud, et Oliver ja Elliot teevad sellist sõitu, et siis ei oleks tundunud reaalne, et mehed ju esimest korda, pole küll ralli üks autoga esimest korda stardis, et 2022 ju Hyundai'ga sai sõidetud küll, aga just selle Toyotaga, et see ei tundu ju, kui me mõtleme näiteks Katsuta ja Pajare peale, et no, et miks siis nemad ei ole ju sellist sõitu teinud, et nad on ikka päris kõvasti saanud, eriti Katsuta peale mõeldes, on ju. Aga tõesti, praegu Oliver seda WRC2 hooaja ka ikkagi väga suure enesekindlusega sõitnud ja see, mis ta siin on nendel teedel teinud, on tõesti üllatav, eriti just see eilne võistluspäev, kui ikkagi Oti ja Thierry ja Kallega olid juba võrdne stardipositsioon ka põhimõtteliselt ja sealt seda edu mitte, siis Ott tegi hommikul kahjuks kohe ka vea ka, aga ikkagi, et selles mõttes sellest positsioonist veel nagu põhimõtteliselt peaaegu poole võrra suurendada oma edu, oma reedest edu on ju eilse õhtuks, et siis see on muljetavaldav. Kuule, küsime sinu käest ka, ma kuulsin eile igalt poolt mitte nüüd kriitikat, vaid sellist võib-olla soovitusi või inimesed arutlesid oma vahel, et kas Rally Estonia vajab natuke teistsuseid katseid juurde rohkem, kus on võimalik aega sõita tagasi? No aga kui sa mõtled Soome ralli peale või Rootsi ralli peale, mis on samamoodi kiired rallidega, seal ka ei sõida seda aega tagasi, see ongi nende kiirete rallide spetsiifika, et nii-öelda algusest peale on vaja kohe nii-öelda rallimeeste keeles laduma hakata, et siis muidu see rong liigub kiiresti eest ära ja seda püüda enam ei ole võimalik. Kas meil on piisavalt autosid jätkuvalt revis või kas me oleme näinud piisavalt actionit, kui nüüd mõelda seda, et rallisõber tahab ka natukene neid rullumisi näha? Ei, mitte rullumisi on valesti, ära kuuleda. Actionit lihtsalt selles mõttes, et nagu kuskil midagi toimub,
et see ei tähenda, et kohe mingi rullumine või avarii peab olema. No ja rallikorraldaja poole pealt kindlasti ei taha neid rullumis üldse näha nagu selles mõttes, et me soovime võimalikult turvalist rallit, et oleks pealtvaatajad kõik korras ja oleks võistlejad ja nende autod ka ühes tükis, et selles suhtes jah, loodetavasti täna tuleb selles osas rahulik päev, aga siiski põnev pühapäev, kui täna ju jagatakse veel punkte ka, nii et. Mis see Hellenurme endast kujutab? No Hellenurme täna tegelikult peaks ikkagi kõikide sõitjate jaoks olema ikkagi uus katse, et Martin Seski jaoks ei ole. Just. Et osad küll on jah, saan nii-öelda natukene mõnedel seal eelist võib-olla on, aga üldjuhul ikkagi WRC meeste jaoks peaks olema uus katse ja Kääriku on ka ütleme 50-50, et on tuttavaid lõike ja on uusi lõike. No Käärikul saab pulli, sellest me räägime kohe varsti Johannes Ermi ja Tarmo Hõbega, mis pulli seal täpsemalt saab. Hellenurme. Lähed ise ka kuskile katsele? Täna ei jõua enam, sest et nii-öelda FIA inimesed saadan siit ilusti ära sinna Kääriku poodiumile ja siis mina jään siia poole vaatama, et see viimane meediasõun, kui autod on kinnisse parki ära toodud, ikkagi saaks toimuma nii, nagu ta peab ja kõik ajakirjanikud oma intervjuud kätte. Meelde tuli, mis ma sult tahtsin küsida. Mis sa arvad, kas Oliveri näeme sel aastal veel Rally 1 autos? Me just arutasime eile ka oma tiimi liikmetega ja siin sõpradega samamoodi, et Toyota on päris raskes seisus hetkel, et esiteks teame praegu, et ju kui tootjate arvestuses puhtalt mõtleme Oliver sõida Toyota punktidele, ehk siis Hyundai'l on praegu 1-2 tootjate arvestuses nii-öelda lähevad päris head punktid Toyotal sealt esiteks minema ja teiseks on see, et kas tõesti nüüd siis see jääbki nagu selleks aastaks nagu ainsaks Oliveri Rally 1 stardiks, et vaadates, mida ta siin nüüd tegi, siis no ütleks nii, et loodan, et mitte. Selles mõttes, et no eelmine aasta ju Martin Seski nägime ka, et tegi Poolas ja Lätis imelisid ja täna nagu kas või Rally Estonia tulemust vaadates kahjuks seda sama kiirust ei ole, et aga no tundub, et praegu nagu Oliver oleks valmis küll juba sinna autosse istuma vähemalt puhtalt selle kiire ralli pealt vaadates. Aga kas ta oleks sama kiire ka, ütleme, Paraguay's, Tšiilis, Kesk-Euroopas? Seda on keeruline öelda, et eks need katsed on talle kindlasti siin nii-öelda tuttavamad kui need maad, mis sa just nimetasid, et Paraguay'l on kõigil uued katsed see aasta, aga selles mõttes võimalust ju peaks ta andma, et nii-öelda on ju pikka aega räägitud, et WRC's need nii-öelda niisugune praegune generatsioon, et sealt vaikselt hakkavad võib-olla sealt mingitel lähiaastatel siin hästi ära lõpetama ja peaks ikkagi noortele võimalust sealt andma. Ma praegu mõtlen seda, et kes on viimasel ajal üldse noortest tulnud suurde klassi, kes oleks sõitnud niimoodi eelmise masinaklassi tühjaks, võtnud sisuliselt kõik, tiitlit ei ole võtnud küll Oliver, aga see selleks, me näeme ralli tempot, me näeme stabiilsust, me näeme stabiilset kiirust. Mul ei tule kedagi ette ausalt öeldes, kes oleks selle madalama klassi niimoodi tühjaks sõitnud. Ei, ma olen täitsa nõus sinuga selles mõttes, et jah, küll Bajar on ju valitsev WRC2 maailmeister, aga sellist üleolekut ei olnud, et tegelikult ju eelmine aasta siis, kui tiitel otsustati, siis Bajar sõitis Jaapanis ja Oliver vaatas kodus, et kuidas ta tiitli võidab, et millest ma ka tegelikult olen rääkinud erinevate inimestega, aga lihtsalt küsinud, et ka FIA poolt nii-öelda inimestega, keda tean, et siis, et nagu palun muutke see nagu selles mõttes see reegel ära, et mehed, kes nagu tiitli eest heitlevad, võiks vähemalt niisugune pooltel etappidel hooajast nii-öelda kindlalt olla koos kuskil etappidel, määratud etappidel, et siis aga tunduks nagu parem, et mitte ei olegi nii, et üks peab kodus olema ja siis vaatab, et pekki ma ei saanud keda vastu võib-olla see hooaeg sõita, et üks käis Keenias ja teine käis Eestis. Aga nüüd võtsid, siis tundub, et sõitjad võtsid ju asja ise käsile, sest nii-öelda härrasmeeste kokkuleppe sõlmiti siis Solbergi, Greensmiti ja Rosselli vahel, see oli väga hea. Et nad leppisid kokku, et vist oligi pooltel sõidavad koos. Aga see ongi võrdne värk nii-öelda vähemalt. Kuulge, teeme selle saateploki lõpuossa ka punktidest räägime. Me pole veel tutvustanud ju, kes on meil uus vaataja, ma arvan, neid on ka, et mis süsteem siis pühapäeval on. Kogu ralli punktid 25, 17, 15, 12, 10, 8 ja nii edasi. Ja täna ju jagatakse ka superpühapäeva punkte, ehk siis 5 kiiremat pühapäeva arvestuses. Ma ei tea, kas superpühapäeva on üldse 3 katset kunagi veel ainult jäänud või? Ma isegi ei tea seda. No järgmine ralli jääb veel vähem. Soomes on ju 2 Ouni-pohjat ainult ja kõik. Julm. Ja siis veel punktikatse ka. Kääriku staadioni kõrval ta ju finišeerib. Seal ka 5, 4, 3, 2, 1 ja superpühapäev ka 5, 4, 3, 2, 1. Ja kui me vaatame nüüd seda live standingsit, mida on alati põnev piiluda enne viimast päeva, siis teate, mitu punkti on Evansi ja Oti vahe või? Ei tea. 1. Kelle kasuks siis? Evansi kasuks veel. Okay. Et 156 Evansil, Otil 155. Ossier jääb juba kaugele maha.
141. Kaugele maa. ja Kallel 129 ja Thierry'l 111. No ma ei tea. Thierry vist ei saa tiitlit sel aastal, mulle tundub. No ütleme nii, et siin ju esimesel hooaja pooles ju nii-öelda kogu Eesti meedia ka kirjutas, et Otil ja Martin ei ole ka ju mingit võimalust enam, et Elofin on nagu nii pikalt eest ära, nüüd sa ütled just, et 1 punkt on vahet, on ju, et selles suhtes see hooaja teine pool just selle Rally Estoniaga ju hakkas, nii et selles mõttes ma veel ei kannaks kedagi maha. Aga Evansil on võimalus siin natukene tänu Takamotole vist ka tõusta. Mis me arvame, kas Takamotole öeldakse, et võtta natukene vabamalt täna? No puhtalt vaadates nii-öelda punktiseisu ja siis ma arvan, et jah, võib-olla ikkagi see otsus tuleb sealt. Takamoto võtab vabamalt, aga kui vabalt võib Neville täna võtta? No nagu Neville ise ütles ka ju eile, et peale lõunalt sinna nii-öelda meeskonna poolt oli sõnum tulnud, et see, kui nad eile Otiga 6 korda omavahel positsioone vahetasid, oli rallisõbrale kindlasti väga põnev vaadata, on ju, aga meeskonnajuhil tõenäoliselt olid suhteliselt närvid läbi, et kuulge, poisid, lõpetage ära, et siis meil on punkte vaja, et nagu ma ütlesin ka, meeskonna arvestus ju Oliver punkte ei too, ehk siis meeskonna 1 ja 2 on praegu Hyundai'le ja kindlasti see on vaja nüüd hoida ja lõpuni tuua, et Toyotale lähemale jõuda. Kas seal võib olla mingisugune point ka selles, et Abita puhul on ikkagi koha peal ja võib-olla otsused tulevad kuidagi kiiremini. Otsemalt jõuavad kohale. Just, et võib-olla küll. Või on kuskil halb, et tihti peale jäädakse natuke hiljaks nendest võib-olla. No võimalik, aga no Hyundai on tegelikult ikkagi suht tuntud oma nii-öelda tiimi taktikate poolest selles mõttes, et ikkagi kui sealt otsus tuleb, siis tuleb konkreetne otsus, nagu, et ei ole nii nagu Toyota üritab öelda, et meil laseme alati lõpuni sõita vabalt ja midagi keegi ei ole, et noh. Ja kui Abita puhul tahab küsida Taamolt, mis sina arvad, mis peaks tegema, siis ei ole ka kaugel. Just täpselt, saab küsida. Aga kas me teame, kus Jari-Matti on? Mina ju viimati mingit juttu kuulsin, et ta pidi jälle taaskord mingi historik sõitudel olema, nii et... Aga ma ei näe, me näeme EVRC-st need historik tulemusi ka, seal ei paista. No ma pole ise see nädalavahet sinna jõudnud vaadata, et kui sa nii ütled, siis jään vastuse võlgu, ei tea, kus ta on. Puhkab. Aga valmistub Soome ralliks, sest ta läheb ju Soome selle starti. Kuule, enne kui sa midagi peale tahad panna kiiresti... Ma tahtsin Power Stage'ist rääkida. Ma tahtsin ka. No küsi, mis ei, ma tahtsin küsida, et ikkagi sõber blogi podcast pole blogi. Ei ole. Milles asi? No ma olen üksinda lihtsalt täna ja Gustavil ei olnud ka aega, nii et nii see kahjuks jäi, et väga ägedat materjali oleks saanud siit lisaks teha, aga kahjuks nii on, et töökohustuste tõttu seekord ei ole, aga Soomes oleme jälle tagasi. See mees siis sobib blogeriks või? No sa hoiad teda ju kinni, nagu ma ütlesin sul, Gunnar, sa palju vaba aega on saada. 2 inimest mult juba ära võtnud. Sa koolitad väga hästi välja, ütleme nii. Ma olen bloger, ma võin bloger olla. Helena. Aga kes esimene oli siis? Tema ka, et selles me hakkasime Rolandiga koos tegema Eesti meistrivõistluste kommentaare ja siis ta tuli siia. Aga Rolandi võttis Peep juba ära. Õnneks me ikkagi jätkame Eestis ka. Täpselt, nii et just. Aga vaata, ma olen halb bloger, ma võin bloger olla. Ma võin kaameraga ringi käia, lolli melada. Aga millal te salvestate Rally Estonia saadet? Tõenäoliselt teisipäeval. Ja mis tööd teeb Kusti siin? Siin ma ei tea, et mingit tööd teeb, ta on publiku töö. Naudib rallit. Naudib rallit, just. No selge. Aga naudime siis rallit ja teeme viimase pingutuse, nagu Urmo ütles. Ja kindlasti ja kui siit eetrist hakkame nüüd maa minema, siis ütlen kallis Helen, palju õnne sünnipäevaks minu tütrele. Meie poolt ka. Igal juhul. Kui vanaks sai? 9. Väga armas. Mõtlesid? Korraks mõtlesin, sest poiss sai alles 11, nii et pidin korraks mõtlema. Tean seda värki. Aga meie paneme peale ühe intervjuu. Meil käisid külas Johannes Erm ja Tarmo Hõbe rääkimas, mis juhtub täna Kääriku Power Stage'il ja Kääriku staadionil. Vaatame ja siis naudime rallit. Ja meil on järjekordselt auväärt külalised stuudiosse tee leidnud 10 võistluse Euroopa meister Johannes Erm. Tervist. Ja Rally Estonia kommertsdirektor Tarmo Hõbe. Tervist. Läks täppi? Läks. Johannes, kuidas sul läheb? Hästi läheb. Suvi on edukas olnud, et praegu valmistun Tokyo MM-iks. No kõigepealt tuleb sul valmistuda Kääriku katseks, sest kuuldavasti oled sinagi Rally TV-s pilti pääsemas. Räägi, mis sa tegema pead? Mina teen siis homme hommiku trenni ja siis kui autod sõidavad, siis mina jooksen tõkkeid. Kas sul oli homme ka sel kellaajal tõkete trenn plaanis?
no pidi tõstma paar tundi varasemaks selle trenni, aga muidu oli kava sama, jah. Kui Rally Estonia korraldajad sinu poole tulid, et Johannes, meil siuke mõte. Kuidas sa need vastu võtsid? Nägin, et on hea võimalus tulla Lõuna-Eestisse rallit nautima ja saab trenni samal ajal ka teha, nii et väga super. Tarmo, kust mõte? Mõte, et ega vaatame natuke tagasi, et jällegi see soov, et iga aasta pakkuda midagi erilist, unikaalset, et jällegi, kui meil on heas mõttes WRC ürituse ja nende WRC ülekannete näol, mis lõpuks erinevad kanaleid pidi jõuab sellise rohkem 8 miljoni inimeseni. Selline tööriist on meil käes, et kuidas siis Rally Estoniat Eesti tutvustada. Et see, et Eesti on väga kõva ralliriik, seda teavad loodetavasti kõik juba. Aga nii nagu me 2023 tõime sisse hästi palju just sellist kultuuri, oli siis meil ju tantsijad lauljad selle Leigo Powerstage'i katse lõpus, kes võtsid kõik need rallistaarid vastu, siis see aasta, kuna Powerstage'i katse liikumise Käärikule ja finiš on otse Kääriku spordikeskus südames ja Kääriku spordikeskus tänaseks kindlasti ütleks maailma Euroopa tipptaseme spordikeskus, et siis näidata seda jällegi seda Eesti potentsiaali, mida selline spordikeskus pakub, kus see asub, kui ilusas kohas ja integreerida, tuua sinna sisse ka siis Eesti sportlased, et näete, et lisaks sellele tugevate rallisõitjatena meil on ka palju teisi tugevaid Eesti sportlasi, et sellised ja hea võimalus just ka see, et kuna see täpselt see Powerstage lõpp tuleb niimoodi, et mööda Tartu maratoni rada möödub esmalt siis kergejõustikustaadionist, kus siis ongi Johannesel hea võimalus joosta autodega võidutõkkeid. Ja vaatame, see asub ka aega võtta, kes siis peale jääb, kas Johannes 110 meetrit tõketes või need WRC autod. Siis kohe hetk hiljem me möödume tegelikult ju heitealade staadionist, et samamoodi paari meetri kauguselt. Ja seal on lubanud siis ei keegi muu Gerd-Kanter isiklikult võtta paremat hetkel ei ole ja lennutada see ikkagi nii kaugele, kui ta kunagi on suutnud. Ja meil siis põhimõtteliselt stopp-joon finiš, kus siis võitjad ronivad autokatusele, on kohe Kääriku korvpalliväljakute kõrval. Ja taaskord hea võimalus tuua siis pilti meie korvpalli rahvuskoondis, kes ju nüüd ongi viimast ettevalmistust Riias toimuvaks Eurobasketiks. Ja lisaks sellele veel hea link, et ju oleme ju 2029 siis Eurobasketi võõrustaja riik ja Tallinn võõrustaja linn. Ja kõik see kulmineerub siis sellega, et Kääriku järve kaldal Kekko sauna ees, kus meil on kerkimas suur võimas Powerstage poodium. Seal saavad siis kõik omale karikad kätte, nii et seal paneme kena punkti ja kirsitordile siis Eesti koondise 4 paadiga, kes siis liigub Kääriku järvel taaskord suure kiirusel, mis jõuab üle maailma siis telepilti, nii et tegelikult nagu ülikompaktsel alal me saame näidata, kui palju erinevaid sportimisvõimalusi Kääriku spordikeskus pakub ja kui palju spordihiirosi ka teistel spordialad meil on, nii et see kõik kokku integreerituna võiks olla päris äge vaatepilt. See kõlab ulmeliselt. Johannes, kuidas selline seltskond tundub? Miljonite televaatajate ees olla ka seal? No kõik head tuttavad on koos ja ma arvan kindlasti meil on lõbus eetris olla. Kui suur rallifänn sa ise oled? Vahel tundub, et ei ole eestlast, kes ei vaataks rallit, aga sa ei pea ütlema, et sa oled viisakusest, aga räägi päriselt. Väga suur fänn ei ole olnud, aga vahel ma olen ikka jälginud, eriti siis, kui Otil oli see suurem võimalus võita ja nüüd viimasel ajal ma nii palju pole jõudnud jälgida, aga just praegu on hea võimalus uuesti kurssi viia ennast. Ja ma siin kommenteerin vahele, et ma ka ei teadnud, kui suur rallifänn keegi on, seda ma teadsin, et Gerdi väga huvitab, et ta on ikkagi ka korralik selline petrolhead. Aga jällegi loomulikult ma ei teadnud Johannes, et kui suur fänn on, aga Johannes avaldas mulle ühe salasoovi, et ma ei tea, kas sa julged selle välja öelda, et siis ma sain aru, et ju siis ikkagi mingi huvi on. Ei, mul kindlasti on huvi, et mul on üks väike unistus kunagi kellelgi kõrval istuda ja sõita niimoodi, et natuke endale üks junnijahe. Ma usun, et me selle unistuse suudame teostada, et sellel aastal oli meil ka päris Nublul oli päris jahe. Nublul oli jahe, peaminister võttis suht chillilt, Paul Aron oli suurte kiirustega harjunud, aga minu see kõik saad nagu väga kihvti emotsiooni, nii et see on ka kindlasti see, mida me soovime ka edaspidi pakkuda. Aga Johannes, huvitavaks kuulda, mis spordialasid sa peale kergejõustiku veel jälgid, kui sul on kodus vaba aeg, telekapult on sinu päralt?
no ma läksin ülikooli ehitusinseneriks õppima ja siis mul tekkis niisugune huvi vormel 1 vastu, et siis sellepärast ma vahetasin oma suuna juba mehaanikinseneri alaseks ja tegelikult lihtsalt olen jälginud neid spordialasi, kus sõbrad sees on. Et Gregor Sirki ujumas ja praegu Albert Tamm on mul hea sõber, siis discgolf on Tallinnas ja selliseid. Paljud seda mehaanikinseneri asja jõudsid õppida? Sain isegi magistri kätte, et päris palju. Mehaanikinseneri magister on meil siin. Ja. Kas sulle reklaamiti ka, kuhu selle magistriga tavaliselt tööle minnakse? No väga lihtsalt öelda, et ükskõik kus liikuvaid osakesi on, siis sinna saab tööle minna. Ja on sul veel meeles ka, et kui homne päev tuleks tööpakkumine CV Online, et otsitakse mehaanikinseneri, siis julged minna? Materjalid peaks üle kordama, aga julgeks minna küll. Ma arvan, et hea võimalus, et kui siin Johannes oma praeguse karjääri peaks lõpetama, et siin võime väikse eeltutvus ära teha. Meil on siin maailma tipptiimid siin samas kohe telgi ukse taga, nii et lähme läbi ja teeme väikest tutvustest. Eestis on üks kõva magister olemas. No ma olen ka suur vormelifänn. Keda fännad? Ma olen fännad Max Verstappenit sellest ajast saadik, kui ta just nagu tuli F1 ja siis tasakesi näha, kuidas need võidud esimesed tulid, aga nüüd on nagu natuke teine seis seal. No Paulile saab ka varsti äkki hoida. Juba saab. Jah, mõlemale Aroni poisile olen hoidnud võidud. Kus sa hetkel oma MM-i ettevalmistuses asud? Millised treeningud, millised laagrid sul praegu käsil on? No praegu oli see viimane mitmevõistlus ära juuli alguses ja nüüd on kuskil 10 nädalat MM-ini aega, et natukene tuleb kõvemaid trenne teha, et natuke rohkem ennast piinata ja ära väsitada, et siis saaks uuesti MM-iks ennast nagu teravamasse ja kiiremasse vormi jääda. Millised on lähiaja võistlused, mis sa saad välja öelda? No Eesti meistrivõistlused augusti alguses ja siis mingid väiksemad võib-olla, kus ennast natuke katsetada. Järgmine nädal Poola sa ei lähe? Järgmine nädal Poola ei lähe. Tarmo, kuhu sa Johannese täna viid? Johannesel siin juba umbes 3 tunni pärast ütleks, et kindlasti tänase päeva kõige üks vägedam kohti on Otepää katse ja kuulus Alaküla trampliin. Et seal me mõõdame online'is, kui kaugel autod hüppavad, on kõvasti seal tuld, tossu, pürotehnikat, LED-ekraanid, nii et see on kindlasti väga vinge koht, kus ma usun, et näeme samamoodi selline suurusjärk 10 000 inimest keset metsa, nii nagu oleme siin kasvõi neljapäeval nägime siin raadikatsel ja igapuu mujal, nii et praegu on näha, et tõsine selline ralli laulupidu on käimas, rahvast on palju, ilm on ilus, nii et midagi paremat raske soovida. Johannes, sa lähed esimest korda olid koha peale vaatama? Jaa, esimest korda. Alustad kohe tipust? Jah. Alaküla katse, WRC etapp, et enam paremaks vist minna ei saa? Saab, homme. Powerstage katse. Homme, jah. Räägi nüüd sellest ka, Tarmo, et kes auhindu jagavad meil Powerstage'il? Jaa, et Powerstage'i poodiumil WRC klassile annab siis esikoha karikad üle keegi muu kui Eesti Vabariigi president härra Alar Karis. Nii et kui ongi hea meel, et kui peaminister oli meil siin avamisel, et avas pidulikult ralli, siis president paneb piduliku punkti. Siis lisaks siis meie loomulikult nimitoetaja esindaja härra Urmo Soonvald on üks üleandja ja lisaks siis, kuna me nii palju seda Eesti sporti toome Powerstage'i pilti, siis loomulikult on üks siis üleandja ka meie Eesti Olümpiakomitee asepresident Gerd Kanter. Nii et see on väga auväärne seltskond, kes siis kõik need karikad üle annavad. Ta sealt kettaringist jõuab ikka üks ajaks? Ma usun, et jõuab seal õnneks, on need vahemaad suhteliselt väiksed, nii et ei tohiks probleemi olla. Tead, kas sina oled see mastermind, kes need kõik hullud asjad välja mõtleb ja tundub, et sulle ei julge, et ta ei öelda? Ma väga loodan, et julgetaks ja eks need kõik sellised asjad tegelikult ikka tuleb öelda ilma täitsa kuidagi klišeeta, et see on ikkagi tiimitöö. Et ühel tuleb üks mõte, teisel teine, et mõtlen, et see ongi siin tiimi kogu aeg genereerides, soovides kogu aeg pakkuda midagi uut. Noh, täna juba mul kogu aeg kuklas tiksuvad juba, mida teha järgmine aasta. Kogu aeg ma vaatan selle pilguga. Et kogu aeg mida teha ka tulevikus, nii et mitte jääda loorbeite puhkama, kogu aeg pakkuda midagi üllatavat,
ja üllatavad nii siis publikule, sõitjatele, kõigile osapooltele kui ka endale. Et see on ka tähtis, et jällegi endal oleks ka äge ja fun ja ma võin öelda, et mul ikkagi muidu iga aasta on natuke olnud see, et ei ole sellist rahulutunnet, et midagi ei ole läinud ikka nii, nagu oleks tahtnud, oleks midagi tahtnud veel paremini teha, siis ma võin öelda hetkel 2 esimese sellise päevaga nüüd 3. poole peal ütles küll, et see aasta on läinud tööd kõik nii, nagu olen soovinud ja olen tahtnud, nii et see on väga hästi. Ja usun, et läheb lõpuni. Kas sul selle viimase 5 aasta jooksul mõni idee on teostamatu jäänud? Kindlasti on, aga ma usun, et mis on teostamata jäänud, need õnnestub teostada siin näiteks järgmine aasta. Kuule, aga sa ise ka ju kõva jooksumees, miks ise ei jookse? No ütleme niimoodi, et jah, aga mul ikkagi selliseid tiitleid jooksus pole ette näidata, kui siin nendel, kes homme lähevad rajale. Tead, mis sa võid teha? Neid sangpomme seal tõsta. Jaa, Euroopa meister, tõepoolest. Meil on 2 Euroopa meistrit. Teeme otsast pihta, mul läks kõik tutvustuseks sassi. Just. Ma soovin teile palju edu ja ulmelisi ideid. Millal sa Johannese autosse paned ja kelle kõrvale? Ei hakka praegu lubadusi välja käima, aga see on mul väga hästi talletatud aiu, nii et kindlasti kohe, kui esimene võimalus tekib. Kutsu meid ka kõrvale. Teeme filmi. Kindlasti. Aitäh, Johannes, ja palju edu sulle loomulikult MM-il ja ettevalmistus ka. Aitäh. Ja homme. Ja homme. Aitäh. Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike.